Selles ülesandes vaatleme, kuidas lahendada kõrgemastme võõratusi intervallide meetodi abil. Esimeses võõratuses x ruut miinus 1 korda x pluss 3 on suurem nullist. Kõigepealt tunneme ära, et esimene tegur omab siis 2 nullkohta, ehk me võime ka võõratusele anda sellise kuju. X ruut miinus 1 on x pluss 1 korda x miinus 1. Nüüd, millised oleksid siis selle võõratuse nullkohad? Esimeses sulus saame, et siis üks lahend on miinus 1, teises sulus 1 ja kolmandas sulus siis, et miinus 3. No meelde tuletuseks ka, et nullkohad leidsime siis nii, et panime vastava teguri võrduma nulliga. X pluss 1 võrdub nulliga, selle võrrandi lahend on miinus 1, x miinus 1 võrdub nulliga, selle lahend on 1 ja x pluss 3 võrdub nulliga, selle lahendiks on siis miinus 3. Kes soovib, võib endale nad ka välja kirjutada, aga tegelikult vajadus sellest nüüd ei ole. Nüüd kanname saadud nullkohad arvteljele, miinus 3, miinus 1 ja 1. Ja nüüd selleks, et siis intervallide meetodi abil lahendada, alustame siis abijoonega paremalt ülalt, nii, ja läbides saadud nullkohti, nii, liigume siis paremalt vasakule. Nüüd meie ülesandes on siis võrratus suurem nullist, ehk meid huvitab see, kus meie abijoon on x teljest üleval pool ja üleval pool on ta siis miinus 3 kuni miinus 1, siit läheb joon alla ja uuesti üleval on siis 1 kuni lõpmatuseni. Ja oleme saanud oma võrratuse lahendi hulgaks siis vastavalt miinus 3 kuni miinus 1 vahemikku, sest on tegemist range võrratusega, nullkohad ei puutu lahendi hulka, ja teine on siis 1 kuni lõpmatuseni. Ja oleme esimese võrratuse lahendanud. Võtame nüüd järgmise. Alustame ja kõigepealt siis nullkohtade leidmist. Esimeses teguris 3 miinus x võrdub nulliga, saame 9 nullkohaks 3. Teises 2 miinus x võrdub nulliga, sellest saame lahendiks 2. Ja 1 miinus x võrdub nulliga, saame lahendiks 1. Nii et nullkohad on siis 1, 2 ja 3. Ja nii nagu ikka siis kanname jällegi ka need arvteljele 1, 2 ja 3. Nüüd me teame, et reegel on ju, et alustame oma abijoonega paremalt ülalt. Aga siin on nüüd tegemist erijuhtumiga, sest me näeme, et on x-i ees siin märgid miinused. Nüüd, kui oleks vaja alustada abijoonega alt, siis seda kinnitaks olukord, kus kogu avaldise kõige kõrgema astme kordaja oleks negatiivne. Kõige kõrgema astme saame tundmatule, kui me kõikidest sulgudest x-id omavahel läbi korrutame. Miinus x korda miinus x annab pluss x ruudu ja korrutame veel kord miinus x-iga, saame miinus x-i kuup. Ehk avaldise kõige kõrgem aste on märgiga miinus. Ja sellepärast me ei alusta mitte paremalt ülalt, vaid hakkame hoopis peale paremalt alt. Ja nüüd liigume siis jällegi läbi kõigi nullkohtade. Ja nüüd selles ülesandes on võrratuse märk väiksem võrdne nullist, ehk me vaatame seda piirkonda, mis jääb x teljest allapoole. Ja saame oma lahendi hulgaks siis 1 2 ja 3 kuni lõpmatuseni. Nüüd siin on tegemist mitterange võrratusega, mis võtab siis ka nullkohad lahendi hulka kaasa. Ja on siis tegemist mitte vahemiku, vaid lõiguga 1 2 ja teine piirkond siis 3 kuni lõpmatuseni. Nii, semikool on sinna vahele siis. Ja oleme ka teise võrratuse lahendanud. Nüüd kolmandas näites x kuup korda x kuup miinus x ruudus on suurem nullist. No kõigepealt tegelikult võiks seda võrratuse kuju enda jaoks lihtsustada ja toome siit sulgude ette ühise tegurina x kuup ja x ruut, saame tuua siis sulgude ette veel x-i ruudu. Esimesest liikmest jääb järgi siis x ja teisest miinus 1 ja on väiksem nullist. Vabandust, suurem nullist. Nüüd x kuubis korda x ruudus annab x astmel 5
ja x miinus 1 on suurem nullist. Oleme oma võrratuse esitanud sellisele kujule. Nüüd selle avaldise nullkohad. Kõigepealt esimene tegur, x astmes 5 võrdub nulliga. No selle nullkohaks ongi siis 0. Aga siin me nüüd ei unusta, et see on astmel 5, nii et tegemist on 5-kordse nullkohaga. Tegemist on tegelikult kokku siis 6. astme võrratusega, nii et 1 nullkoht tuleb meil veel. Ja teises x miinus 1 on võrdne nulliga, sealt tuleb lahendiks siis ehk nullkohaks 1. Nii, ja need olid siis 0 ja 1. Nüüd jällegi intervallide meetodi tingimuste põhjal. Kõigepealt vaatame, et kõige kõrgema astme korda x astmel 5 korda x annab siis kõige kõrgema astme x astmel 6. Selle kordaja on 1 ehk positiivne, järelikult me hakkame siit paremalt ülalt. Nüüd, kui me arvestame siis nullkohtade kortsuseid, siis kui on tegemist paaritu arvu kortsusega, siis abijoonega läbime vastavat nullkohta, paarisarvu kortsusega siis joon ei läbi. Nüüd siin praegu on kõik paaritu arvu kortsusega 6 nullkoht, see on siis ühekordne ja see on siis meil tegemist 5-kordsega, nii et paaritu arvud. Nii et tegelikult sisuliselt meie joonisele tekib siin parabooli meenutav abijoon. Ja nüüd saame lugeda siis välja lahendi hulga ja lahendi hulga jaoks meil on siis võrratus oli suurem nullist ehk huvitas piirkond, mis jääb x teljest ülevale poole ja range võrratus, nullkohad kaasa arvatud ei ole, saame miinus lõpmatusest nullini ja teine on siis 1 kuni lõpmatuseni. Oleme leidnud selle võrratuse lahendi. Nii, ja lahendame ühe võrratuse omale siia veel ja selle võrratusel kirjutame selle välja siis -1 miinus x ruudus korda 1 miinus x astmel 4 on väiksem võrdne nullist, teeme selle rohkem 4 moodi ka. No siin oleks ka vaja kõigepealt ennem avaldisele sügavalt otsa vaadata, et millega siin üldse tegemist on. 1 miinus x-i ruut. No siin me tunneme ära, et tegelikult on siis tegemist, kirjutame ta välja võrrandina, kuigi võib kirjutada ka ruutude vahevalemina, nagu me esimeses näites vaatasime. Ja siit me saame, et x ruut võrdub 1-ga, ehk lahendid on siis 1 ja -1. Nii. Nüüd teine 1 miinus x astmel 4. Nüüd selle võrrandi korral kirjutame välja võrrandi ka ikka, jah? Nii, jällegi võime mõelda ruutude vahevalemi peale 1 miinus x ruudus korda 1 pluss x ruudus. Siis siit me saame, kirjutame ta siis võrrandina, x astmel 4 võrdub 1-ga. Siit saame siis lahendiks, et 4. aste on 1, et üks lahend on siis 1 ja teine lahend on -1. Mõlemad annavad vastuseks 4. astmes 1. Ehk teisisõnu me näeme, et nüüd 1 on siin 2 korral esineb ehk paarisarvkordne ja 2 on 2-kordne ehk paarisarvkordne. Ja mida see meie siis ülesande lahendamiseks annab? Kui me nüüd kanname nad mõlemad siia arvteljele, nii, siis esimene asi, mida me vaatame, et kas alustada oma abijoonega ülevalt või alt, kõige kõrgem aste, ruut ja 4. aste koos korrutades saame miinus ja miinus kokku plussi, ehk me alustame ikkagi abijoonega ülevalt. Ja nüüd arvestame kordsust. 1 oli 2-kordne ehk paarisarvkordne, järelikult me joonega ei läbi. Nüüd läheme teise nullkoha juurde, -1, ka see oli paarisarvkordne, ka siin ei läbi. Nii et saame omale siis sellise pildi. Ja nüüd meid huvitab see piirkond, mis on allpool x-telge, see on väiksem, aga ka võrdne nulliga. No abijoon allpool x-telge ei ole kuskil. Kuid mitte range võrratuse korral lähevad arvesse siis ka need nullkohad, -1 ja 1. Võrratust lahendavad ka need väärtused, kus avaldis on võrdne nulliga. Ehk siin ei saa me lahendi hulgaks mitte piirkonda, nagu võrratuste puhul tavaliselt, vaid siin lahendi hulgaks jäävadki need 2 konkreetset reaalarvu, -1 ja 1.
nii et seda võrratust lahendavad siis need kaks arvu, -1, 1, mis ongi siis selle võrratuse lahendiks.